Tere õhtust! Kolmapäeval 12. aprillil möödus 56 aastat sellest päevast, mil kosmosesse maalähedasele orbiidile lennutati esimene inimene. Tuleva aasta märtsis möödub aga 50 aastat sellest päevast, mil 34-aastane Juri Gagarin hukkus. Aga võib-olla juhtus temaga hoopis midagi muud. Täit selgust pole selles 27. märtsil 1968. aastal toimunud katastroofis või kadumises tänase päevani. Maailma kuulus selgeltnägija vanga Juri Gagarinist. Georgi kosmoseuudis. Marss Marsile. Kosmonautikapäev Rahvusraamatukogus. 100 aastat Fatima imest. Esimese inimese kosmoselennu ajal polnud Baikonuri kosmodroomil ühtegi ajakirjanikku. Sõnum Juri Gagarini lennust läkitati maailma TASSi sõnumi vahendusel. Uudise koostajaks oli TASSi ajakirjanik Aleksandr Romanov. Kohtusin temaga aastal 1983 Moskva kesklinnas TASSi peakorteris Tverskoi pulvaril. Tõusime TASSi peahoones 7. korrusele. Siin teletaipide saalis ei vaiki masinad hetkekski kogu ööpäeva vältel. Augustis 1961 lennutati kosmosesse kosmonaut number 2, German Titov. Selle kosmoselennu pealtnägijate hulgas kosmodroomil oli ka ajakirjanik Aleksandr Romanov. Kosmoselendudest kirjutamine jäigi pikaks ajaks tema põhiülesandeks. Küsisin Aleksandrilt muu hulgas ka Juri Gagarini kohta. Tol ajal liikusid ringi väga erinevad kuulujutud. Mis siis temaga tegelikult juhtus? Aleksandr Romanov kinnitas, et ametlik versioon on siiski üldjoontes õige. Sellegi poolest tundus mulle, et midagi väga olulist jäi siiski ütlemata. Aga mis see miski on? Kahekümne 7. märtsil 1968 toimunud treeninglennul istusid reaktiivlennuki MiG-15 kabiinis 2 pilooti, Juri Gagarin ja Vladimir Serjogin. Gagarin eesistmel, Serjogin instruktorina tagaistmel. Eesmärgiks oli valmistada Gagarin ette lendamiseks mõnevõrra moodsamal lennukil MiG-17. Paraku jäi see lend mõlemale mehele viimaseks. Gagarin ja Serjogin olid kaotanud lennujuhtimiskeskusega ühenduse hommikul kell 10:31. Allakukkunud lennuk oli tekitanud suure kraatri, mille ümber vedelesid mahalangenud puud ja kõikjal ümber selle kraatri oli näha maas väändunud metallitükke. Miks siiski täiesti töökorras reaktiivlennuk MiG-15 äkki maha sadas? Lennukatastroofi põhjuste väljaselgitamiseks moodustati erinevates ametkondades hulgaliselt komisjone. Komisjonide erinevate versioonide võrdlemisel jõuti üksmeelele vaid ühes asjas. Allakukkunud lennukil puudus kabiini katnud pleksiklaasist kuppel. Erinevate komisjonide raportitega tutvunud inimesed kinnitavad. Ainus ümberlükkamatu fakt on see, et lennuki kabiini katnud kupliklaas oli purunenud enne, kui lennuk taevast alla sadas. Kõik muu on oletuslik, väidavad asjatundjad. Ainult Gagarin ja Serjogin oskaksid öelda, mis tol päeval ja nendel minutitel õhus tegelikult toimus. Niisiis enne Moskva lähedale külmunud pinnasesse pratsatades oli Gagarini lennuk õhus millegagi kokku põrganud. Mis see võis olla?
Kui oleks toimunud kokkupõrge näiteks mõne lennukiga, siis oleks purustused olnud oluliselt suuremad kui ainult kupli katkiminek. Riiklik komisjon pakkus välja võimaluse, et kokkupõrke võis põhjustada mõni suurem lind või näiteks meteostendi küljest alla rippuv instrumentide pakk. Peamine katastroofi seletus, mille juurde riiklik komisjon lõpuks ka jäi, kõlab järgmiselt. Kui kuppel purunes, kaotasid Gagarin ja Serjogin kontrolli lennuki üle ega saanud seda enam tagasi. Riikliku komisjoni raporti moodustasid 29 paksu köidet. Selle raporti põhitees kokkupõrge mingisuguse juhuslikult samasse õhuruumi sattunud meteostendiga sobis kõigile, see oli kõige mugavam ja ohutum. Kosmonaut Aleksei Leonov on aga kindlalt veendunud, et samal ajal sattus samasse õhuruumi ka mingisugune teine, oluliselt kiirem lennumasin. Leonovi väidet kinnitab ka sel päeval tööl olnud lennuliikluse korraldaja Vjatšeslav Põkovski. Tema sõnul oli selles piirkonnas tol hetkel veel vähemalt üks seni tundmatu lennumasin. Kuid kohe pärast katastroofi võeti Põkovski ja teised tema radarijaama mehed valve alla ja nende ütlusi hakati hoolikalt filtreerima. Lisaks riiklikule komisjonile moodustati veel hulgalised alamkomisjone, mis uurisid lennukatastroofi erinevaid valdkondi. Üks alamkomisjonidest uuris ka sabotaaži ja kättemaksuvandenõu võimalust. Laialt on levinud kuuldus, et Gagarini mõrvas Leonid Brežnevi valitsus. Millegipärast avaldasid võimud Gagarini perekonnale väga-väga vähe sellest, mis tegelikult toimus, mida komisjonid tegelikult olid teada saanud. Gagarini vend Valentin ütles kord: me arvame, et Jura surmati Brežnevi käsul. See oli kõik ette organiseeritud viimase minutini. Gagarini õde Soja on venaga sama meelt. Mul on tunne, et keegi ikka tõukas ta surma. Matusetalituse ajal tahtis Gagarini ema, Gagarini õde ja vend ning teised perekonnaliikmed, et puusärk ka avatakse. Matuse korraldajate ülemus keeldus. Pärast ägedat sõnavahetust lubati seda siiski teha. Punane sametkate tõmmati maha ja kirstukaan tehti lahti. Puusärgis oli plastmasskott inimjäänustega. Maailma avalikkus ei tea tänase päevani, mida Gagarini puusärgis tegelikult maeti ja mis tuhks oli, mis järgmisel päeval Kremli müüri sisse paigutati. Palju Gagarini sõpru ja kolleege käis pärast matusetalitust Gagarini vanemate juures kodus kaastunnet avaldamas ja nendega suhtlemas. Sergei Belotserkovski meenutab: minu viimase külaskäigu ajal, kui olime jäänud kahekesi, küsis Gagarini ema äkki, kas Jura tapeti. Maailmakuulus Bulgaaria selgeltnägija ennustaja Vanga on väitnud, et Gagarin ei hukkunud lennukatastroofis. Ta viidi tulnukate poolt ära, teadis Vanga. Muide, Vanga ennustusi ja selgeltnägemisi on uurinud maailma paljude riikide teadlased. 75–80% kõigest sellest, mida Vanga on öelnud või ennustanud, on aja möödudes osutunud tõeks. Kes teab, võib-olla ühel päeval selgub, et Vanga väide Gagarin viidi ära tulnukate poolt osutub samuti ühel päeval tõeseks. Vanga arvamus jääb üheks võimalikuks versiooniks vähemalt seni, kuni pole täit selgust, missuguste asjaolude tõttu purunes Gagarini lennuki kabiini katnud klaaskuppel enne,
kui lennuk MiG-15 Moskva lähedal külmunud pinnasesse prantsatas. Kuidas siiski seletada Vanga imepäraseid võimeid? Kuidas oli võimalik, et ta teadis kadunud asjade ja inimeste asukohti? Mis võimaldas tal ette näha inimeste elukäiku, maailma nimega poliitikute saatust ja globaalsete, inimkonna käekäiku mõjutanud suursündmuste saabumist? Aegade jooksul on Vanga fenomeni vastu suurt huvi tundnud Bulgaaria, Nõukogude Liidu, Venemaa ja arvatavasti mõnede teiste riikide eriteenistused. Ja selgunud on nii mõndagi huvitavat ja mõtlema panevat. Näitame teile järgnevalt videolõiku, milles Vanga fenomeni olemus selgitab Venemaa luurekindral Aleksei Savin. Мы поняли, что ключик заключается в настройке человека на определенные частоты. Настройка, точнее, мозга человека на какую-то частоту от космоса, когда он начинает получать вот эту информацию. Когда она попала в смерч, то экстремальные условия заставили мобилизоваться организм, в первую очередь нервную систему. И произошла самонастройка, что ли, на эти частоты, вот космической информации, которую, используя, она уже давала свои оценки и прогнозы. Vangal, tema ajul, oli imepärane võime olla ühenduses kogu universumit haarava, kõrgsagedusel eksisteeriva infoväljaga, kus on koos nii minevik, olevik kui ka tulevik. Niisuguse läbi kogu universumi ulatuva infovälja olemasolu pidas tõenäoliseks ka astronoom Ernst Öpik. See infoväli sisaldab teavet kõige kohta, mis on juba olnud, mis toimub praegusel hetkel ja mis veel toimuma hakkab. Esialgu argimõistus just nagu tõrgub seda vastu võtmast, kuid küllap me pikapeale harjume ka sellega. Oleme oma saadetes korduvalt tõdenud, et inimese aju on hämmastavalt keeruline ja mitmetähenduslik nähtus. Vanga fenomen illustreerib seda arutlust suurepäraselt. Võimalik, et meie ajus toimuvat ei suuda inimene lõpuni mõista mitte kunagi. Aprillil tähistati juba 4. korda kosmonautikapäeva. Seekord siis Rahvusraamatukogus lennuka nimetuse all Marss Marsile. Esinejate hulgas olid arhitekt Juhan Kangilaski, füüsikud Alvo Aablo ja Mart Noorma ning ufoloog Igor Volke. Räägiti Marsile inimasustuse rajamise võimalikkusest ja selle mõttekusest. Juttu oli ka kõrgtehnoloogilise koopa inimese toimetamisest Marsil, võib-olla juba kõigest mõnekümne aasta möödudes. Igor Volke lisas tugevasti põnevust arutlusega, et kunagi võisid Marsil toimetada kõrgelt arenenud tsivilisatsioonid, kelle järglasteks oleme meie ise. 50. 60. aastate vahel niinimetatud kontaktilugudes jäi kõlama idee, et Marss oli kunagi asustatud, toimusid tsivilisatsioonide kokkupõrked, tõsised probleemid ja etapiliselt hakati teda ümber koloniseerima. Toodi maa peale. Nii et ufoloogilises allikas või kirjanduses on viiteid sellele, et meie olemegi marslaste järglased. Niisugune mees, kes oli endine NASA kaastöötaja, John Brandenburg, ja John Brandenburg on valgustanud avalikkust väga huvitava materjaliga. Ja kõigepealt viide 1976 Vikingi esimesed maandumised sooritasid esimesed analüüsid ja mõõtmised, selgus, et Marsi peal on paradoksaalne. Väärisgaaside hulk on võrdlemisi suur atmosfääri koostöö. Hapnikku minimaalselt, CO2 palju, CO2-st räägime aga, kui meelde tuleb. Et see on päris huvitav. Mul on niisugune tunne, et keegi on serveerimislaua valmis pannud, et ootab, millal me küpseme selle staadiumini, et sinna minna, et siis hakata tõsiselt nii-öelda keskkonda kujundama. Ja mõõtmistulemused viitasid sellele, et väärisgaasidest ktsiooni ja krüptooni
oli palju ja eriti Xenon 129, mis on tuumakatastroofide ja plahvatuste vääramatu kaaslane. Ja Marsil on see näitaja väga kõrge, selle väärisgaasi osa. Ja piirkonnad, kuhu on saadetud nüüd nii mõlemad roverid, on sooritatud mõõtmisi ja Südonia mensa ja siis teisel platool, mis on sellest mitmesaja kilomeetri kaugusel, on pinnases ja keskkonnas selged tuumakatastroofi jäljed. Et neid järeldusi sellest oskavad teha eriala inimesed, nad on seda teinud, põnevusega jälgitakse, sellepärast et kuidas valitakse maandumiskohad, seal uurimiskohad, Marss on jää- ja veerikas ja võt niisugused signaalid. Et indiaanlaste ja ufoloogiline informatsioon kokku pannes, et võtta näpust. Päris huvitav mõtteaine läheneva suve eel, et istuge, vahtige taevast, olge õnnelikud, et Eestis taevas on veel öiseti täherikas, lugege vahelduseks Valdur Mikitat ja mõtisklege, vahetage oma käes seenenoga ja uforaamatut või Marsi kroonikaid Ray Bradbury'st, et on mille üle mõelda ja arutada, kas äkki ei ole maailm paljuski teistmoodi, kui me siiani teame, ja paljuski selline meie tulevik, mille kujundamisele me saame ise kaasa rääkida. 12. aprillil Rahvusraamatukogus kõnetooli tulnud Tartu Ülikooli õppeprorektor Mart Noormaa juhtis aga tähelepanu veel ühele asjaolule. Marsile minek on muidugi hea mõte, kuid selle suure eesmärgi saavutamine eeldab, et me koduplaneedil hakkaksime ka mõnevõrra mõistlikumalt elama. Et meie kui inimkonna esimene väljakutse võiks olla üldse mitte kuskile ära sõita, vaid esimene väljakutse loomulikult on hoolitseda selle eest, et inimkond maal elaks hästi ja suunduks sellise harmoonilise ühiskonna poole, et me ja siin aitab väga hästi jälle näide sellest, kuidas tehnika sõnavara tuleb appi filosoofidele, siis ma arvan, et see sama palju kasutatud selline väide kosmoselaev maast aitab tegelikult inimestel väga hästi aru saada, võtke näiteks seesama ükskõik millise slaidi pealt siit, kas Alvo Marsimaja või mõni SpaceXi kosmoserakett, selle sees on väga raske omavahel tülli minna, lihtsalt ei saa. Seal tuleb asju koos otsustada, koos teha. Ja tänapäeval, kui me oleme muutunud järjest rohkem sellisteks globaalselt mõtlevateks inimesteks, tänu põhiliselt kommunikatsioonidele, siis me saame järjest paremini aru, et tegelikult maa ei ole millegi poolest teistmoodi. Me kõik kollektiivselt keerame ta tuksi ja ainult kollektiivselt saame seda protsessi pidurdada, ümber keerata ja hoolitseda selle eest, et tulevik oleks helgem kui täna. Ja selles suures väljakutses, sest kui me läheme lihtsalt nii edasi, nagu me praegu läheme, ma arvan, et selles saalis ilmselt enamus jagab seda arvamust, et me oleme praegu üsna destruktiivsed inimkonnana ja pigem mõtleme oma tänase päeva huvidele kui sellele, mis tingimustes meie järeltulijad peavad siis peale naftaajastu lõppemist hakkama saama ja totaalse ülerahvastuse tingimustes, millised sotsiaalsed küsimused siis päevakorda tõusevad. Nii et siin tulevad kohe mängu sellised väga põnevad teaduslikud väljakutsed, näiteks kas tulevikus on meil võimalik üldse rahvusriike säilitada. Ja kui see tundub nagu mingi selline filosoofiline küsimus, siis lihtsa tehnika doktorina ma arvaks, et maailm näitab, või elu näitab täna, et rahvusriikide ajastu peab lõppema. Meil on vaja ülemaailmset juhtimist ja see tähendab, et rahvusriigid kas kaovad täielikult, võib-olla ei kao, aga vähemalt meie vastutuspiirid oma riikide vahel peaksid oluliselt madalduma, ehk üsna palju otsustusprotsesse tuleb anda nagu globaalse inimkonna kätte. Võimalik, et enne hävitavaid tuumasõdu õnnestus mingisugune arv marslasi toimetada maakerale. Ühel päeval võibki selguda, et tegelikult oleme kõik marslaste järeltulijad. Võib-olla ka seetõttu oleme nii sõjakad ja sageli üpriski julmad.
Aga nüüd siis oleme jõudnud sellesse aega, mil kunagised marslased tagasi planeedile Marss kipuvad. Huvitav on seejuures tõdeda, et selleks ajaks, kui Marsile tekivad esimesed maalaste kolooniad, on meie koduplaneedi elukeskkond juba suures osas elutuks muudetud. Näib, et president Reaganil oli õigus, kui ta 1980. aastate algul põhjendas erakordselt suurte rahasummade eraldamist kosmose hõlbamisele. Ronald Reagan ütles, et tõenäoliselt ei ole inimkonna probleemid pikemas perspektiivis lahendatavad, seetõttu tuleb juba aegsasti hoolitseda selle eest, et mingisugune osa inimkonnast saaks maakeralt asuda elama kusagile mujale ja nii meie liiki alles hoida. Georgi kosmoseuudis viib meid täna eksoplaneetide maailma. Jätkuvad maavälise elu otsingud. 2 aastat tagasi avastati velatähtkujus eksoplaneet, mis on mõõtmetelt Maaga üsna sarnane. Nüüd on tehtud kindlaks, et meist 39 valgusaasta kaugusel olevat planeeti ümbritseb paks atmosfäär. Tõenäoliselt sisaldab see ka rohkesti veeauru. Teadlaste arvates on elu esinemise võimalus sel planeedil siiski kaduv väike. Põhjuseks planeedi pinnatemperatuur, mis ulatub 370 kraadini. Tiheda atmosfääri avastamine tähendab siiski seda, et arvatavasti leidub maailmaruumis rohkesti vesiseid ja elukõlblikke planeete. Aasta 2017 on meie saatesarja jaoks mitmes mõttes märgilise tähtsusega ja üks niisuguseid erakordseid sündmusi, mis pakub meile väga suurt huvi, jõuab kätte mais 2017 üsna varsti ja see on seotud nõnda nimetatud Fatima imega. See on nähtus, mis on maailmas põhjustanud väga palju kõneainet, millest on tehtud filme, kirjutatud raamatuid, kõik Rooma katoliku kiriku paavstid on selle paiga külastajateks olnud ja väga suurt tähelepanu pööras Fatima imele ka Johannes Paulus II paavst, kellel on väga suuri teeneid seoses sellega, et me kommunismist lahti saime ja lõpuks vabasse maailma jõudsime ja me valmistame praegu ette niisugust erisaadet, et kui kõik hästi läheb, siis me tuleme sellega ekraanile käesoleva aasta mais ja ma palusin täna ka stuudiosse Igori selleks, et natukene teha niisugust sissejuhatavat juttu sellest, mis nähtusega siis oli tegemist aastal 1917 mais Portugalis selles kohas, mida me täna nii koondnimetusega Fatima tunneme ja teame. Just. 3 väikese lapse 10-aastase Lucia ja siis tema nõbude vaatlus ja kohtumine siis selle keskkonnaobjekti taustal ilusa valgesse rüütatud daamiga, keda kirik hiljem nimetas kindlasti Neitsi Maarjaks või Madonnaks, tema ilu, võlu ja siis sõnumi järgi ja vallandus tegelikult siis nagu varajane meie mõistes nagu kanali või channeling fenomen, kus lastele, aga eriti siis Luciale tehti profeteeringuid ja teatavaks lähenevaid sündmusi. Ja kuna esimene vaatlus oli 13 mai ja viimane selle tsükli vaatlus 13 oktoober, siis 13. oktoobrist oli 7. novembrini, mis on nüüd täitub 100 aastat suurest sotsialistlikust oktoobrirevolutsioonist, mis ei ole vähetähtis, sellepärast et nende Fatima juhtumite juures paluti kohalikul kirikul ja inimestel ja levitada seda, et teha eespalvet Venemaa eest. Et sündmused, mis Venemaal saavad toimuma, võivad muuta maailma käekäiku kui ka Venemaa enda saatust. Nii et selline rikkalik antropoloogiline, müstiline
teaduslikus mõttes, metateaduslikus mõttes superfenomen ja selle siis 100-aastane juubel, katsume seda siis tuua. Ja sinna liituvad veel varasemad ja hilisemad analoogid, mõtlen siin Prantsusmaal siis Lourdis kuulus Bernadette Soubirous, kes ka nagu kohtus oma elu jooksul 10 kordi Neitsi Maarjaga. Et see oli ajastu, kus mõistatuslikke tulnukaid nimetati religioosselt tuntud sümbolite järgi. Kirik või piibli kaudu tuntud tegelaste nimesid kasutades. Just nimelt, et Maarja oli siis selline koond, aga hiljem me teame ju juhtumeid, kus nii-öelda UFO objektist väljunud meeskonna, tavaliselt 3-liikmelise meeskonna ninameheks oli sageli naisterahvas. Me teame Anton Bailey-Meyer 75. aastal Semiase kena blond daam, kes jagas ka informatsiooni tuhandete nii-öelda meie mõistes lehekülgede kaupa. Et miski ja mingi omapärane fenomen meie noosfääris kogu aeg toimetab ja meile survet avaldab. Nii et me saame isegi nii-öelda korralikus ajagraafikus teatud juubelit tähistada 100 aastat sellest, teisest ja kolmandast. Nii et lugupeetud televaatajad, me valmistame praegu seda erakordselt põnevat saadet ette. Kui teil on sellega seoses meile küsimusi, kui te tahate midagi teada, mida me võib-olla ei oskaks teile pajatada, siis palun saatke meil, kirjutage või helistage, võtke tänaval Igoril nööbist kinni ja küsige. Nii et me hea meelega püüame ette valmistada nii põhjaliku ja huvitava ülevaatliku saate, kui see vähegi on võimalik. Pisut rohkem kui 3 kuud tagasi, 17. jaanuaril 2017 teatati, et lõpetatakse märtsis 2014 kaduma läinud Malaysia Airlinesi reisilennuki otsingud. 227 reisija ja 12 meeskonnaliikme edasisest saatusest ei tea tänase päevani keegi mitte midagi. Võimalik, et see väide on õige ainult osaliselt. Järgmises saates uurime ühe satelliidi poolt salvestatud videopilti. Näeme, kuidas mingisugused tundmatud lennumasinad reisilennuki sisse piiravad, selle ümber tiirutavad ja mingisugusel hetkel äkki on kõik nad kadunud. Nii reisilennuk kui ka seda ümbritsenud kerakujulised ufod. Palume seda videopilti kommenteerida lennunduse asjatundjatel. Tänan kõiki kuulamast ja vaatamast ja kui kõik hästi läheb, siis kohtume juba 2 nädala pärast. Seniks kõike head.